et esimest korda ma katsetasin asju päriselt oma arvutis ja AI-ga 25 aastat tagasi ja siis tol ajal oli ta rohkem selline elu ja hobi ja siis hakkasid tulema sellised asjad nagu YouTube'i algoritmid ja igasugused sellised kardina taga olevad AI-d ja siis nüüd tänaseks see, millest ma täna räägin, on siis see nii-öelda suured keelemudelid või LLM-id nagu ChatGPT ja Gemini ja muud vahendid, mis siis laiemalt said tuntuks 30. november 2022, ehk siis laias laastus 2,5 aastat. Ja siis 2,5 aastat on minul täpselt sama palju, no võib-olla ütleme varasemale ligipääsu sai seal võib-olla 22 aasta suvel, et siis ütleme suurusjärgus 3 aastat on seda LLM-i või siis ChatGPT-laadse AI ligipääsu olnud. Ja kuna ma mõõdan oma aega suhteliselt täpselt niisuguse viguriga nagu Toggle, Eesti toode, siis ma olen viimase 3 aasta jooksul kasutanud 4000 tundi AI-d. Ja siis osa sellest on olnud kes investeerimise jaoks, et üldiselt ma oma igapäevatöös tegelen ettevõtlusega, minu AI peamine kasutus on see, kuidas teha vähem tööd AI abil ja mul eile just sõber küsis, et kui palju sa siis vähem tööd teed, et ma ei tee vähem tööd, aga ma teen rohkem tulemust, eks ole, et see on nagu see, mida ma seal taga ajan. Ja üldine taust on mul no ütleme sinuke reaalteaduslik, et ma olen saanud IT-hariduse IT-kolledžis, oma esimese arvutiprogrammi ma kirjutasin 1985, esimest korda kasutasin internetti 93, esimese veebilehe tegin 94, see on muidugi see nõrk koht nagu taiplikkuses, et teate veel, kes tegi esimese veebilehe 94 või? Jeff Bezos. Ja tema leht läks palju paremini tööle kui minu oma, aga siis tänase jutu peamine teema on see, et ma näitan mõningaid tööriistu, mis on tõenäoliselt kõigile tuttavad, aga need ei ole midagi erilised AI investeerimisvahendid, aga kuidas kasutada tavalisi AI tööriistu investeerimise jaoks, et see on kõigile igalühel lööd käed masinasse ja arvutid ja saad asju teha. Ma ei tea, kas neid slaide jagatakse, kui ei jagata, siis võite mulle kirjutada, ma saadan teile need slaidid, et siin osade slaidide peal on igased lingid ja tekstid, mida saab kasutada. Ja siis, mis on ka niisugused käsud, mida anda AI-le ja nii edasi. Aga see slaid, mis siin praegu on, see on siis praegu kasutusel olevad keelemudelid või siis tehisintellekti mudelid ja nende edetabel. Kõige esimene on Gemini 2.5 Pro. See on täna kõige parem keelemudel. Ja siis ta on parem kui ChatGPT ja ta on kõige jaoks parem ja ta on minu põhitööriist, kui ma investeerimisega tegelen. Siis meil on üks eriline mudel ChatGPT-lt, mille nimi on O3, siis meil on tavaline ChatGPT, mida nagu enamus inimesed tehisintellektiks nimetavad, see on see punase kasti sees. Ja siis on ilge hunnik igast mudru. 3 päeva tagasi tuli välja Elon Musk oma uue viguriga nimega Grok 4, mida siin tabelis veel ei ole, sest ta on nii värske. Aga kes tahab silma peal hoida, siis see aadress lmarena.ai, et seal sa näed, mis asjad parasjagu on kõige uuemad, kas just kõige uuemad, aga kõige paremad vahendid. Aga siia graafiku peale, siin on näha, kuidas need mudelid vaikselt kasvavad ja see kasv on eksponentsiaalne ja see eksponent ei lõpe, see jätkub see eksponent. Ja mis siin kaks punast joont, seda ühte te näete, see oli umbes aasta tagasi ChatGPT võimekus. Täna me oleme Geminiga seal. Siin all on üks punane joon. See punane joon on nii pikk ja see läheb maa sisse nii palju. Seal maa sees on see, kui ChatGPT, see praegune 4 versioon välja tuli, kus oli selle võimekus. Et see on see, kuidas meil asjad arenevad. Ehk kui sa tahad, et sul oleks töökoht 5 aasta pärast, siis on nagu mõistlik sellega ennast kursis hoida. Aga need on siis need tööriistad, mida saab kasutada. Ja ma käin nad ükshaaval läbi, aga need, mida ma ise peamiselt kasutan, ma näitan. Gemini on tasuline Google'i tööriist, gemini.google.com, aga seda saab ka tasuta kasutada. Kui sa lähed siuksesse kohta nagu Google AI stuudio, siis sa võid seda täiesti vabalt tasuta kasutada. Ja nii palju, kui süda lustib. Ja see on nüüd selles mõttes minu lemmikvahend, et sinna sa võid sisse laduda 10 kvartali aruannet, SB500 tabelid, konkurentide hinnatabelid, aktsia hinnatabelid ja siis arutleda selle masinaga selle ümber, mida see masin arvab sellest ja siis võrrelda, mida sina arvad sellest ja saada sellest mingeid tulemusi. Nagu ma ütlesin, siin on mingi hunnik linke.
Et kui sa linke klikid, siis sa saad selle, see on üks eestikeelne artikkel selle kohta, mida sellega üldse teha saab. Aga siis, kui sa kohe tahad leida, siis amperli.com aadressilt leiab neid artikleid. Ja seal on lähemalt ka kirjas selle kohta, et mida need igasugused parameetrid ja värgid siin tähendavad, mida krüttima peaks. Ja seda ma nüüd hiljem näitan mõne näite ka ja siis ma seal just kasutasin seda Google AI stuudiot selleks, et tulemusi saada. Aga siis on Google'ilt veel üks täiesti tasuta tööriist nimega Notebook LM. Ja see Notebook LM on mõeldud õppijatele või õpilastele. Eks sa paned sinna oma loengumaterjalid, PDF-id, PowerPointid, salvestad MP3, mida lektor räägib näiteks, kui sa praegu minu juttu salvestaksid, ja viskad selle kõik siia allikatesse ülesse. Ja siis sa saad arutleda ainult nende allikate ümber, et ta on ankurdatud sellesse, ta ei hakka sulle mingi hallutsinatsioone tekitama, ta räägib ainult sellel teemal, mis siin olemas on. Ja siis sa saad küsida spetsiifilisi asju, näiteks mul siin näites on siia sisse pandud, see on 2 aastat Nvidia hinda, siis on siin esimene Nvidia earnings call sellest aastast, siis on siin, ma näen siit paremini lugeda, siis on siin Nvidia 25 aasta annual report, siis on quarterly revenue ja siis on CFO kommentaarid. Et need asjad ma viskan sinna sisse ja siis ma saan küsida spetsiifiliselt, seal on laias laastus 500 lehekülge dokumenti, eks. Et ma saan nende asjade kohta küsida küsimusi, mis mul endal on, või küsida ka masina käest, et mida ma seal peaksin tähele panema, eks ole. Et kui meil Igor siin ennem rääkis asju, siis tema on targem kui see AI selles osas. Sa võib-olla oled ka. Aga enamus, näiteks mina ei ole targem, või isegi ma võib-olla olen otsuse tegemises olen targem, aga see toetus, et mul on mingi partner, kellega loksutada ideid edasi-tagasi, iga kell, kui ma tahan seda, see on nagu üli hea tööriist selle jaoks. Üks asi, mida ta veel teeb, see on üks minu lemmikasju selle tööriista juures, ütleme minu jaoks nagu primaarne asi, mida ma teen, on see, et ta teeb audio kokkuvõtte. Ma laen need materjalid sinna sisse ja ütlen, kuule, tee mulle sellest audio kokkuvõtte. Ja siis ta teeb sulle sellise nagu podcasti. Sa saad seal kuskil 10-20 minutit podcasti, kus 2 inimest arutlevad nende teemade üle, mis sa siia oled allikateks pannud. Ja ta teeb seda eesti keeles ja inglise keeles, mina enamasti kuulan seda inglise keeles, sellepärast et inglise keel on tal perfektne, eesti keel on lõbus. Ehk siis seda raadiosse ei paneks, aga ta on täiesti arusaadav ja kohati on sõnad veidrad ja nii edasi, aga ta on täiesti arusaadav. Et kui sul inglise keele kuulamine võib-olla on veider või raske, siis tee eesti keeles, aga need, kellel inglise keelega on okei, sealt saab super ägeda podcasti oma teemadel. Siin näites ma kasutan seda siis aktsiaanalüüsiks ja siis ongi, et kui ma käin jooksmas suht palju, siis ma panen tal kõrvaklappidesse, panen selle asja mängima ja kui sealt midagi jääb silma, siis ma tulen siia tagasi ja küsin selle kohta täpsemaid küsimusi, et millisest raportist või kus kohas see info tuli ja super hää tööriist selle jaoks. Ja 3. funktsioon, mis tal on siis selline asi nagu mindmap. Eks, kui sa selle mudru siia sisse viskad, siis ta teeb sulle sellest mõttekaardi. Selle mõttekaardi ta teeb oma suva järgi täpselt nii, nagu talle pähe satub, aga enamasti saab päris hästi aru, mis mille alla käib ja kuidas midagi omavahel seotud on. Ja kui ma siin lähen näiteks mingi, vaatame, Key Products and Platform Advancements ja siin ta toob välja, mis asjad seal on ja siis ma saan sealt lahti vajutada ja vaadata spetsiifiliselt nendest dokumentidest, mis seal oli, kus selle kohta juttu on. Ehk siis ta on sinu nagu assistent ja üldiselt AI-d on üldiselt super vearikkad, nad teevad palju vigu. Ehk siis sa peaksid suhtuma nendesse AI tööriistadesse, et nad on sinu assistendid, aga nad on sellised nagu eile tulnud praktikant, kellel varasemalt kogemust ei ole, on suht loll. Et sa pead alati kontrollima, et ta vigu ei teeks. Ja ma mõned need vea asjad näitan ka ära, et ei komistaks nende otsa, kuna ma olen seda ise teinud juba. Et üks nendest on siis see, et anna masinale alati andmed ise kätte. Ära ütle AI-le, et dude, mine otsi mulle internetist see, kuhu ma homme oma 100 000 euri peaksin investeerima, vaid anna talle kõik Nvidia dokumendid kätte või anna talle kõik, mis iganes asja sa uurid parasjagu dokumendid kätte, sest kui sa annad talle dokumendid kätte, siis on kindel, et ta vaatab õigeid asju. Sest et
kui sa ei anna talle dokumente kätte, siis ta võib teha mingeid väga suuri veidrusi. Ja siis ta sööb peaaegu kõike, eks, doc-faile, PDF-e ja PowerPointe ja paljud söövad ka helifaile ja videosid ja nii edasi ja nii edasi. Näiteks ma nägin hiljuti ühte huvitavat YouTube'i videot, kus üks tüüp vaatas, et millest tekib tehnilise analüüsi nagu point ja tal oli mingi superäge teooria selle kohta ja siis ma andsin selle YouTube'i video sellele Google AI stuudiole ja sealt ta tegi mulle notes'id sellest. Ja siis kui ma need notes'id sain, siis ma hakkasin seal katsetama, et kuidas nendega siis mingid strateegiad enda jaoks luua. Aga siis, miks siis andmed tuleb kätte anda? Paljud inimesed, no jaa, aga pane veebiaadresse. Mul eile, ma tegin need slaidid eile, päeval saatsin ära, sest ma tahtsin sinna viimast Nvidia hinde peale saada. Ja siis ma annan Yahoo lehe, Nvidia leht Yahoo's, kus siis on historical prices ja seal on viimase päevani kõik olemas. Ja ütlen, võta mulle sealt, tee mulle lihtsalt closing prices või sulgemishinnad. Annab mulle 7. juulini. Ma ütlen, täna on kuupäev 11. Okei, siis ma annan sulle 11. Et tal oli see võimalus olemas, ta lihtsalt millegipärast andis 7. jättis 4 päeva välja. Aga ühesõnaga, sellega on siis nii, et kui sa ei anna talle andmeid kätte, siis võib juhtuda mõningad nendest asjadest, et ei lähe üldse netti otsima, ütleb, et ma arvan, et seal on niisugused andmed. Siis mõtleb andmed välja aadressi alusel. Ehk siis, kui ma annan talle näiteks yahoo.com, /Nvidia historical, siis ta lihtsalt mõtleb välja, mis seal võiks olla. Siis ta valetab, et ei saa internetti kasutada. See on alati vale. Kui ChatGPT ütleb, oi, mul ei ole praegu interneti ligipääsu, siis ta valetab. Muide, väga hea asi, mida siis öelda on, ära valeta. Jah, ma nüüd lähen vaatan siis, läheb õigesse kohta, leiab valed andmed. Selle kohta ma toon ühe näite ka kohe hetke pärast. Ja siis mõnikord töötab kõik ju super hästi. Ehk siis minu soovitus on ikka minna seda teed, et anna talle nagu andmed kätte. Tee ise see paar sammu ära, siis saab olla kindel. Ja kahtlemata võib-olla poole aasta pärast või aasta pärast töötab kõik juba super hästi ja saadki talle lihtsalt veebiaadressi kätte anda. Aga sellist asja ei ole, et ütled, kuule, mine vaata see veebileht läbi, kus on, ma ei tea, 1000 lehed, et ta kõik need läbi analüüsib ja nii edasi. Selleks on ka jälle üks funktsioon, mida ma ka kohe näitan, aga ütleme, et me oleme seal kandis, et pigem analüüsi jaoks ma annaksin andmed kätte. Aga nüüd see näide veebist andmete otsimisel, et ma tegin lihtsalt võtsin ühe artikli, kus räägiti erakondade populaarsusest. Siis ma tahtsin teha, et ta teeks mulle selle tabeli, kus on siis Riigikogu kohtade arv erakondade kaupa. Ja siis ütles mulle mingid numbrid. Ma millegipärast kahtlesin selles ja ma läksin vaatama, mis on õiged numbrid. Et see on 2 valet numbrid, see 11 on vale ja see 16 on vale. Ja annab mulle need numbrid ja siis ma ütlen talle, et okei, mul oli seda tabelit vaja, et ma ei peaks seda ise tegema. Ütlesin, vaata siit ja ma andsin talle konkreetse aadressi kätte, kus olid õiged numbrid. Siis ta ütleb mulle, et Wikipedia lehe avamine ebaõnnestus tehnilise vea tõttu. Ja siis annab mulle ikka valed andmed, eks ole. Siis ma ütlen talle, et ära valeta, vaata siit. Siis ta ütleb mulle, et hetkel ei saa tehnilise vea tõttu Wikipedia lehte avada, veebitööriist annab vea ja ei võimalda mul seda sisu hetkel kätte saada. Soovitan sul tööd teha ja mitte valetada, ütlesin ma talle. Tema soovitas mul ise vaatama minna, ma soovitasin tal ise tööd teha. Ja siis ta tõi mulle õiged andmed. Aga see on ju kivi näoga, kui sa ei teaks, et eksida võib, siis sa võtaksid sealt valed andmed, eks. Ja sellepärast anna andmed ette. Nüüd ma mainisin paari kõige tuntumat ja paremat tööriista, siis Gemini ja ChatGPT, aga on olemas niisugune asi nagu Perplexity AI, see on nagu rohkem otsingumootor ja ta on hästi võimekas siis tõesti internetist leidma õigeid allikaid ja õigeid referentse ja nii edasi. Et see on üks parim allikate otsija, seda võib katsetada, seda saab mingi portsu saab tasuta katsetada, alati vali kõige võimekam mudel, mis sealt kätte tuleb ja siis sa saad teada, mida internet arvab. Kas sa tahad kasutada seda, mida internet arvab oma otsuste tegemisest, see on ise küsimus, aga siit sa saad seda teada. Ja siis on Elon Muskil siuke vigur nagu Grok
ja Grok tuli just oma uue versiooniga välja, aga see on praegu nii uus, et isegi ma pole jõudnud sinna minna ja seda katsetada. Aga Groki võluvõime on see, et ta saab andmeid X-ist. Eks sa saate põhimõtteliselt öelda, et mine otsi mulle viimase päeva sentiment selle ja selle aktsia kohta, mida X-is inimesed arvavad. Ja see on nagu super hea asi, mille jaoks seda kasutada. Aga nüüd kõige võimekam asi siis on mõlema sees, nii Gemini kui ChatGPT sees on selline asi nagu deep research. Ja deep research on niimoodi, et sa saad anda talle mingi põhjaliku pika küsimuse. Ja siis, kuna ta läheb seda tööd pikaks ajaks tegema, siis ta küsib sult veel lisaküsimusi, et mida sa täpselt saada tahad. Ja kui sa selle küsimuse talle ära saadad, siis ta võib 10, 15, 20, isegi 45 minutit läheb ja teeb tööd. Mõned inimesed saavad vastuse, et kuule, ma lähen, teen tööd ja tule hommikul tagasi, et see on jama, on. Aga tal reaalselt mingi progress baar jookseb siin ja siis sa näed, kuidas et töö käib, eks ole. Leiab allikaid, analüüsib, teeb asju, leiab allikaid, analüüsib, teeb asju. Siin on üks näide, kus ma küsisin, et mul on suht suur hunnik raha sellises kohas nagu Nvidia ja siis ma küsisin, et miks Nvidia peaks järgmise 2 aasta jooksul põhja minema. Ja siis ma sain talt 18 lehekülge analüüsi selle kohta, mis on kõik mulle adekvaatne analüüs, midagi, mille peale ma olin ise tulnud, mõned asjad, mida tema arvab ja mina ei usu ja vastupidi, aga see toetab ja aitab mul paremini aru saada. Ja see on ka üks põhiasju, mida ma soovitan AI käest küsida, on see, et kui sul on hea idee, su ideed on ju kõik head, eks ole, siis küsi AI käest, et miks need halvad on. Küsi neid nõrku kohti, sest kui sa küsid neid nõrku kohti ja need nõrgad kohad ära parandad, siis sul on elu parem. Ja tasulised ChatGPT sees on veel siuke imevigur nagu ChatGPT 3o Pro, mis teeb siis sarnast asja natuke nagu see deep research, aga ta on hästi strateegiline mõtleja ja nagu päriselt nagu mõtleb hästi, et selline vigur. Kui nüüd vaadata, mis see võimekus üldse on siis see, et kui mingid CFO või mingi tegevjuht ajab sulle mingi kilomeeter mulli, tund aega on earnings call, eks ole, siis seal sees võib-olla on kuskil 25% sisu. Ja AI on ülivõimekas seda asja nagu kokku panema. Mul siin all on üks link, kui sa sinna linki lähed, siis seal on mul natuke mõned uuringud, mida ma olen ise läbi lugenud ja uurinud, aga seal lõpus on veel mingi 80 AI teemalist uuringut, kus siis AI-d on uuritud finantsotsuste tegemisel, et seda võib vaadata. Aga üks asi, mida siis meeles pidada, on see, et arutlemine, mitte faktid. Ehk siis ta arutleb nende faktide ümber, mis sa talle annad, aga kui sa loodad, et äkki ta leiab ise õiged faktid, siis pigem veendu, et sa ise annad talle õiged faktid, et siis on kindlam. Et siin ma andsin talle ühe mingi faili ette ja ta ütleb mulle, et kuule, siin on 80 kirjet. Tegelikult ma teadsin, et ei ole. Ütlen, kuule, et tegelikult on seal 919 kirjet. No kui sa nii ütled, siis ma arvestan, et on 919. Siis ma mõtlesin, et nüüd ma saan... Ja siis ma, oot. Ja siis ma järgmisena ütlesin talle, et seal on 823 kirjet. Okei, kui sa ütled, et seal on 823 kirjet, et olgu ma siis teen nii, eks ole. Et masin ei ole võimeline rida realt, nagu ta ei oska Excelit. See on nagu põhijama. Sa suudab sul liita mingeid lihtsaid numbreid, aga ta ei oska Exceleid. Ja et seal on siis see, et sa pead alati kontrollima ja kui mingi, lõppkokkuvõttes sina teed otsuse ja paned oma raha sinna ja kui see raha otsa saab, siis teed küll, siis pead mingit muud asja tegema hakkama. Ja siis AI-ga ongi siis niimoodi, et ta võib aidata sul leida mustreid ja sul mõelda mustrite peale, aga sellist asja nagu predictive analytics või predictive AI ei ole tegelikult olemas. Kuigi ta võib mõige asja välja mõelda, siis mine tea. Ma panin siia ritta lihtsalt näitlikkuse mõttes 1, 2, 4, 8, 16, mis on järgmine number. Ma tean, mida te kõik mõtlete, ei ole. Aga siis igasugune ennustamine, et see on see, et näed, on korrelatsioon, korrelatsioon käib ja läheb ja ei, enam ei ole korrelatsiooni, eks ole. Et see, et masin mõtleb mingi, siiamaani oli nii ja nüüd hakkab olema naa, see ei tähenda seda, et tegelikult nii edasi läheb. Et õige vastus selle eelmisele küsimusele oli 31, kes pärast lugeda tahab, miks saab siit teada. Aktsiad. Üks asi, mis tal öelda, kui ta ütleb, oi, ma ei taha sulle finantsnõu anda, siis ma ütlen, see on tõenäosuskatse, et see ei ole üldse aktsianõu, et lihtsalt midagi räägi mulle. Ja siis siin ma küsisin, ma ei hakka seda käsku ette lugema, aga sa võid võtta selle käsu vahetada sinna sisse, mis iganes aktsia tahad ja katsetada ja parandada seda paremaks. Aga siit ma sain siis Nvidia mingi mudru tagasi. Ja siis ma palusin talle ennustada, ma tegin seda 8. juunil,
ja 8. juunil palusin ennustada siis, kuidas edasi läheb. See on siis, mis ta keskmiselt arvas, need heledamad jooned, worst case, best case ja see punane joon on päris, mis tegelikult tänaseni see joon läinud on. Ja see ei ole see, et nüüd AI oskab tulevikku ennustada, aga kui ei toimu maavärinat, siis ta suudab trende mingil määral tulevikku viia. Aga üldiselt on ikkagi nii, et kui keegi näeb tulevikku, siis ta oskab tulevikku ennustada, siis see tähendab, et ta teab mingit trikki, mida sina ei tea, et tegelikult inimesed tulevikku ei näe ja AI ei näe ka tulevikku, aga ta võib leida ja aidata sul leida mingi triki, mida sa veel varem ei teadnud. Lisainfo leidmine, igasugused muud sellised asjad. Ja meeles pidada seda, et AI ei oska arvutada ega joonistada, aga sa võid AI abil leida ideid, mida testida. Ja siis ütled AI-le, kuule, kirjuta mulle arvutiprogramm, mis backtestib mul seda ideed, mis mul just praegu tuli sinuga koos. Ja sa ei pea koodist mitte midagi teadma, ta ütleb seal samm-sammult ära, mida selle koodiga teha, ja sealt siis saad omal tulemuse kätte. Ehk siis kalkulaatori teeb AI sulle valmis, ilma et sa peaksid progeda oskama. Ma olen siin igasuguseid teste jooksutanud, siin on nagu see mingi 200 päeva ja 100 päeva mingi moving average'id, et kui nad risti panna selliseks tabeliks teha, kus on kaotused, kus on võidud. Jube äge. Mulle ilgelt meeldib nagu hobi korras teha. Aga lõppkokkuvõttes ikkagi sina otsustad, kas sa selle põhjal ka pärast raha kuhugi paned, eks, sest vastutus on sinu käes. Aga see, mida ma soovitan teha, on see, et kahtlemata AI võimendab su aju, ja kui sa seda ei kasuta, siis jääd nendest maha, kes seda kasutavad ja lihtsalt hakka katsetama, et tee endale hobi, et sa mängid AI-ga mille iganes jaoks, mitte ainult aktsiatega, lihtsalt mida reisiks kaasa pakkida ja kuidas seda või teist või kolmandat asja teha, et see on nagu see, kuidas ma ise seda igapäevaselt kasutan, nii töös, eraelus, investeerimises ja nii edasi ja nii edasi. See on kõik praeguseks. Suur aitäh ülimalt praktilise ettekandest. Ma küsin, et kas sinu e-mailid on kõik AI poolt automatiseeritud, et sa ise neid ei vasta? Depends. Mõned kirjutan ise vastu, aga mõned on automaatsed. Ma siis võib-olla selle ikkagi teeme nagu kõigi teiste ettekannete puhul, et me slaidid saadame ise, muidu sa 2000 seda meili saatma välja või vastama neile. Teeme nii. Et nii on lihtsam. Ja siis seesama üks küsimus, mis siin on kordunud, on Copiloti need kasutajad küsivad siis, et kuidas sa seda tööriista usaldatavuse kasutada. Copilot on lihtsalt ChatGPT odav koopia. Et sisuliselt see masin seal sees on sama. ChatGPT on 13 miljardi dollariga rahastanud Microsoft ja selle tõttu neil on õigus seda siis seal Copiloti sees kasutada. Tööriist on sama, aga lihtsalt mulle tundub isiklikult, et ChatGPT kasutaja mugavus on parem. Kas tasulist Copilotit siin Microsofti Office'i kasutajad peaks maksma või peaks tasuta? Mina ei kasuta ja mul on ta olemas, et mul on olemas Copilot, aga ma ei kasuta seda, see on niimoodi. Siis sa oled juba eeltöö ära teinud, anna meile siis see kala, et sa oled oma nahaga turul, sul on Nvidias, ma saan aru, portfellis kõige suurem positsioon, miks ja kauaks ja kuna sa väljud ja mis... Kui me viimati sinuga rääkisime kuskil raadios, siis oli see, et me arvasime, et äkki läheb ikka 200-ni välja. Me oleme just hoiame. Ja ma ei ole muutnud seda arvamust. Et 200-le, jah? Meelis Mandel, kes varsti tuleb lavale, tema ennustas ka seda Äripäeva raadios, jätame need kõik ennustused meelde siis. Aga anname nüüd publikule võimaluse küsida. Seal taga käsi on, mikrofon kohe liigub. Aitäh teile. Minu küsimus oleks, et kuidas te hindate inimese ajutegevuse muutumist siis tulevikus, kui hakatagi küsima, mida reisile kaasa pakkida ja selliseid võib-olla lihtsamaid tegevusi? Halvemaks läheb, nagu see on mingit küsimust ka, et kui sa jõusaalis käimise asemel lased kulleril kauba koju tuua, siis tead küll, lihased kärbuvad. Et see täiesti kindlalt läheb alla. Aga lihtsalt see, et sa teed mingi checklisti valmis AI abil, mida sa ise oma mõtlemises kasutad, siis on näiteks, kui mina pakin asju, siis ma ei unusta midagi maha, sest mul on checklist, kuskil on mingi inimene, kes aeg-ajalt pakib minu asju ja ta praegu ei kuula. Aga siis tema jätab alati midagi maha.
aga küsimus, kas ise sa teed nagu trenni edasi, et loed Shakespeare'i, et hoida nagu aju vormis, et mitte liiga jaa, no näiteks täna hommikul ka ma teen ühte mingit startup-ilaadset asja ja siis mul oli vaja kirjutada üks nagu süsteemi prompt, et kuidas masin töötama peaks. Ja mul oleks olnud suhteliselt lihtne minna ChatGPT-sse, võtta sealt toorik ja siis toorikuga edasi teha. Võtsin kokku, kirjutasin ligi lehekülje teksti ja siis mõtlesin selle läbi ja siis andsin selle AI-le ja sain sealt täiendusi. Eraeluliselt me tahame olla heas vormis, aga ütleme ettevõtjatena me tahame ikkagi efektiivsust, et me tegelikult tahame, lõpuks me tahame lolle töötajaid selles mõttes. Seda küll, et ütleme niimoodi, et kui sul on võimalik, mu see sõnakõlks või hüüdlause on see, et ei ole mõtet teha tööd, mida ei ole mõtet teha. Kui AI saab sul mingi töö sinu eest ära teha ja sa teed seda ise, siis võib-olla see on su hobi, aga see on nagu aja raiskamine. Küsimus sealt. Mikrofon. Üks. Aitäh, väga huvitav oli. Eelmise küsimusele tahaksin siit edasi küsida, et kui olete näinud ja teate filmi Idiokrassi, kus meie ajast mees tuli ja oli planeedi kõige targem mees, sest ta suutis valida, kas panna silinder ümmargusse auku või kandilisse auku, eks ole. Ja et limonaadiga ei kasteta vilja. Et kuidas AI saab meid aidata, et seda stsenaariumit ära hoida? Ma olen nagu pessimist kahes osas, et esimene osa selles lihtsalt otseselt vastus küsimusele on see, et kui inimestel tehakse elu lihtsamaks, sinna lasevad käed rippu ja enamus inimesi ei käi ju antleid painutamas ja jooksmas ja ma ei tea, mida jalgrattaga 2-3 nädalat järjest mäest üles sõitmas. Aga et see on see, et Idiokrassid tuleb. Aga meil on väike lootus, et ennem tuleb Terminaator. Võtame viimase küsimuse, seal on pikalt käsi olnud üleval. Ja mikrofon ka kohe liigub. Siin on üks väga praktiline küsimus, et publikus ju paljud inimesed teevad märkmeid. Ja siis on küsimus, et mis programmi soovitaksid, mis loeks kõige paremini tavalist käekirja märkmeid, mis transkribeeriks selle siis arvutisse? Nii ChatGPT kui Gemini mõlemad saavad. No minul näiteks on suht kehv käekiri ja ta ikkagi mõnest asjast ei saa aru, aga sa saad õppida natuke paremini kirjutama, et kirjutada tähed lahku, et nad ei oleks koos ja siis saab päris hästi hakkama, et ChatGPT või Gemini mõlemad saavad hästi hakkama. Aga kui sul on koosolek või sa tahad oma mõtteid koguda, siis lihtsalt salvesta telefoniga ja pane koosolekul laua peale või kui sul on online, siis lihtsalt salvesta seda ja lase jälle Geminist või ChatGPT-st läbi. Et ChatGPT ei saa helifailidega hakkama, aga Gemini saab. Et sealt saad transcriptioni ja sellest võid memo teha ja see on super easy ja nagu lihtne. Küsimus. Tervist. Mul tegelikult kiire küsimus selles mõttes, et kas teid see AI mõju keskkonnale kohutab ka? Ei, see on pagana roheliste haip selles suhtes, et kogu maailma andmekeskused võtavad 2% elektrit ja sellest 2% alla poole, nagu mitte 49%, kõvasti alla poole on AI. Kahtlemata see AI hakkab kasvama ja kahtlemata, kui Mark või keegi Elon tahab omale ühte andmekeskust ühte kohta teha, siis sinna kõrvale on tal mõistlik ehitada tuumajaam, aga enamus rohelisi peaksid ju plaksutama tuumajaama peale, Fermi energiasse investeerima või mida iganes, aga mingil põhjusel neil on lihtsalt see, et nad on kõige vastu, et see on nagu on. Suur aitäh, suur aplaus, Priit Kallas. Aitäh.